mina olen Kellu ja mina sel aastal maiustan piparkookidega, ehk siis mina tahan teada, mis maitsega piparkooke meil siin poodides müüakse, kuidas need tunduvad, mis hinnaga nad on, mis koostisega nad on, sellepärast et ma olen alati valinud oma mingi kindla piparkoogi sordi või teinud ise. Ja see aasta mõtlesin, aga et laiendaks oma silmaringi natuke. Ja täna on mul käsitöö piparkoogid apelsiniga. Selline vahva, niisugune, tänapäeval vist niisugune ökokotikene paberist väike kile siin on, aga okei. 250 grammi, selline. Teeme lahti, vaatame, kuidas tundub. Nii. Tuleb mida kotti kätt teha. Nii, sellised, aga need on nüüd siuksed sellise lõhnaga, nagu siis, kui ma olen kodus tavaliselt ise teinud piparkoogi taignast piparkooke. Siukene. Palame need kuskile välja. Siia näiteks. Ära kuku. No. Voh. Oot, siuksed. Okei. Nüüd ma saan aru, miks nad on käsitöö, sellepärast, et siin on nagu erineva kujuga nüüd tehtud, aga nagu, ma ei tea, kas seal keegi Eesti leivatööstuse pagarikojas keegi tõepoolest nagu neid vormib päev otsa. Aga nad on siuksed nagu veits mitte nagu standardkujuga, natuke siuksed vildakad, sellised nagu lahe tunne on neid vaadates, nagu keegi oleks tõesti ise teinud. Parajalt krõbedad on nad ka. Sellised hambahalvud krõmpsed, nad ei ole väga pehmed. Ja kohe mul tuli nagu kelle peale apelsini maitse, selline tugev nagu isegi apelsini mahla või just nagu värskelt pressitud apelsini maitse, siukene päris hea. See on nüüd vast just siuke piparkook minu meelest, kuhu saaks panna veel igasugu glasuure peale ja asju ja see on veits nagu magus ka. Krõmpsakas, apelsinine, magus ja ta ei ole nagu ülivürtsine piparkook, ta pigem natuke nagu küpsis, siukene keskmise piparkoogi maitsega. Et nagu täitsa okei, kodune, hästi kodune. Nii, aga vaatame siis, mis seal sees on ja hind on tal nagu suhteliselt selles mõttes okei, keskmine, ei ole odav, 150 grammi, et nagu läheb sinna keskmisema poole, siukene piparkook ja mis siin sees on, toitumisalane teave ütleb siin sedasi, et on siuke tüüpiline tavaline nagu küpsis, et rasva kusjuures isegi vähem kui niisugustes kommertsmaitsega piparkookides on. Küllalt on rasvapeid ka vähem, süsivesikuid suhkruid on vähem, umbes sama palju. Nüüd siuke tüüpiline koostis. Nii, aga mis siin siis head on? On kõik piparkoogid kukkusid laiali praegu siit. Okei, et siin on nagu ikka õli, jahu, margariin, apelsini mahl, igasugused regulaatorid, asjad. Tüüpiline selline piparkoogi maitseaineid ka. Aga mis mul hakkas silma on siit see, vähe suuremaks läheb, palmiõli. Ja ma olen oma varasemates videotes ka nagu natuke rääkinud, et Euroopa Toiduohutusamet on natukene murelik, sellepärast et selles on leitud vähki tekitavaid aineid natukese palju. Või see, kuidas see töötlemisprotsess kõik käib, et sinna tekivad siuksed muudatused sisse. See paneb mind muretsema. Siis emulgaatorid on siin sees ja ma leidsin ühe varasemast ajast ühe artikli, Pops oli see vist see või, kus on siis leitud, et emulgaatorid kipuvad natukene
muutma meie soolestikus olevat bakteriaalset tasakaalu, sain mina sellest niimoodi aru. Ja et näiteks hiirtel on see ka nagu põhjustanud vähki. Sealt tuleb soovitus, et peaks vaatama, et meie toitudes ei oleks väga palju selliseid aineid sees. Nii et mina jälle siit õppisin midagi uut juurde, ma panen selle käest ära, enne kui see uuesti lendab. Et muidu üldiselt piparkoogid on head, nad on natuke siuksed õrnalt kõvad ja nagu nagu sa kodus teed, sa mötseldad seda niimoodi jahugast, ta enam ei jää nagu õhuline, vaid on siuke kõva. Selline, ta on apelsini maitsega, ta on siuke magusama poolne, ta ei ole väga hullult vürtsikas. Et tüüpiline siuke nagu kodu piparkoogi maitsega, et see mulle meeldis, aga just, et need koostisosad siin sees, need et kuigi ta on käsitöö piparkook, siis minul mõned asjad siin ikkagi tekitasid küsimust, nagu need palmiõli ja emulgaatorid, et kas ilma nendeta võiks nagu ka, et üldiselt head, ma sööks neid arvatavasti küll, midagi väga erilist nad ei ole, maitse poolest sobiksid lastele, aga kuna siin on koostis niisugused asjakesed, siis ma natukene mõtleks enne, kui ma seda ostaks või siis nagu kui mulle maitseb see, siis ma palju niimoodi, ma arvan, ei tahaks seda süüa. Ühesõnaga, mina jätaks selle arvatavasti vist poodi. Selline mulje mulle siis niisugustest piparkookidest jäi. Aga piparkoogid, uued maitsed, uued proovid on varsti jälle teie ees, nii et kohtume varsti jälle. Tšau!